Et nüüd ma siin selle portree tausta, et kuidas sa ise suhtud nagu sellisesse portree maalimisse, et siin on üks konkreetne asi, aga et nii üldse, kuidas nagu jaa, portree maalimisega on nagu selline asi, et ma seda otseselt nagu soovijatest olen väga harva teinud, et ma olen portreteerimiseks valinud isiklikult inspireerinud isikuid omal valikul ja siis teinud nendest oma äranägemist mööda portreed, et selle ma tegin ka täpselt niimoodi nagu ta minu loomingu käigus kujunes. Aga et siukene portree tegemine, et kas igast ühest saab portree teha, et kas see on nagu selline lihtne žanr või on ta siukene nagu keeruline või on? Nii ühte kui teist. Ma olen nagu kogenud isiklikult seda, et ma kõikidest inimestest ei saa portreed. Et ma olen saanud portreid ainult inimestest, kes mul isiklikult on millegagi huvi pakkunud või mingisugust sisemist materjali inspiratsiooniks andnud, et igast soovijast ma ei saa portreed nagu. Ma olen hästi palju nagu tellijaid tagasi lükanud, et no see põhjus on ka olnud, et miks ma olen portree tellimusi tagasi lükanud on, et tellijal ei ole endast normaalset fotot anda. On kas siis udune või kuskil lõkke ääres või prillid ees või pool pead väljas või pimedas pildistatud või siis fotoaparaadi välguga pildistatud, nii et kui keegi soovib portree tellimust ja siis on saatnud mulle selleks foto, et ma foto alusel teeks ja see foto on selline, et inimese nägu ei ole fotolt aru saada, et siis ka ei ole võimalik teha. Aga kõik inimesed, keda ma olen nagu portreteerinud läbi oma karjääri, on olnud kuidagiviisi karakteersed ja sellised karismaatilised avaliku elu tegelased või siis muidu karismaatilised inimesed. Palju selles portree maalimises on nagu sellist dokumentaristikat ja palju selles on sellist nagu loomingut, et kas siin nagu inimene, sa kuidagi paned sinna inimese sinna sisse või lihtsalt joonistad selle nagu sellise nagu ta on? No üldiselt ma teen ikkagi väga vähe dokumentalistiliselt, et ma stiliseerin kõvasti ja lisan nagu kõvasti oma loomingulist lähenemist, et ma otseselt üks ühele ajakirjanduses ilmunud avaliku elu tegelase fotot üks ühele maha joonistama mitte kunagi ei hakka. Ja alati ma teen mingi oma loominguliselt, et see on ka üks põhjus, miks ma olen nagu palju tellimusi tagasi lükanud on, et inimesed hakkavad mulle ette ütlema, et tee rinnataskusse 2 karikakart ja siis, et kindlasti oleks aru saada, et on Hugo Bossi lips ees ja et oleks Nike nokamüts peas, punased selle mingi, ma ei tea millega ja et hakatakse kohe lugema mingisugust väga pikka soovide nimekirja ette, et sellise tellimusega, mis ei anna mulle mitte mingit loominguruumi, ma ei suuda tegeleda, et ma ei saa mitte kunagi läbi sellega, kui keegi ütleb mulle ette, mida ma täpselt tegema pean, et ma saan alati väga hästi hakkama nende harvade tellimustega, mis on nagu siuksed vabakäe tellimused, kus ma saan pakkuda tellijale välja kas siis oma poolt toodetud versioonide nagu valiku, millest hulgast ta saab valida endale sobiva töö. Või siis tellija tahabki nagu minu tööd, mis on tehtud nii, nagu mina selle teen. Et ei ole nagu ette antud teemaga. Või et ma saan nagu vabas loomingulises käsitluses selle töö nagu teostada, et ta ei ole ette öeldud, et 2 karikakart vasakule nurka ja 1 jänes ja 3 tuletõrjujat ja 5 politseinikku ning
2 jalgpalli ja 1 hõljuv Hugo Bossi lips, et noh, ma ei tea, et kui hästi rangelt on ette antud mingi kindel visioon, siis see pakub mulle üldiselt väga tõsise tõrke, et ma ei saa ennast käima sellega. Aga ma saan ennast väga hästi käima, kui mina annan visiooni ette ja see visioon, mis mina ette annan, tellijale sobib, siis sellest tuleb kohe mingi hea asi välja. Aga kui sa seda inimest tunned, ütleme, et sa paned teda sinna nagu selle inimese selle pildi sisse, et kas see aitab nagu kaasa või lihtsalt tuleb nagu teistmoodi pilt, kui sa seda inimest tunned. Või kui sa lihtsalt, ütleme, vahe selles, et kui sa joonistad lihtsalt üles nagu inimese oma mingi vaatenurga jagu või siis kui sa inimest tõesti tunned, et kas siis sa paned sinna sisse rohkem seda inimest, keda sa tead. Et tuleb sealt mingi vahe nagu. Osade inimestega, keda ma portreteerinud olen, ma isiklikult ei tunne kõiki avaliku elu tegelasi ja keda ma olen nagu osade kohta ma olen lugenud ja osade kohta ma olen vaadanud filmi või videot või midagi. Aga sisuliselt, loominguliselt see mingit kõneväärset vahet ei paku, sest noh, sind ma tean enne, kui ma selle tegin, selle töö. Et sa ei tellinud portreed, et ma ise tegin selle omal algatusel täiesti. Puhas minu ise tegevus, täismahus. Ma isegi ei näidanud visiooni. Ma tõin valmis töö kohale ja sisuliselt võta või jäta. Sa võtsid. Jah, aitäh, seal oli nagu, ma nägin seal nagu palju sellist nagu iseennast selles loos, et selles pildis, et ma näen nagu selles mõttes iseennast ja mingid omi mõtteid, et kuivõrd see kujund taotluslik on sinu poolt, seda ma ei oska öelda. No ja ma ei tea täpselt kõiki sinu mõtteid ja nagu, no ma tean sind tükk aega, aga ma ikkagi vaatasin nagu oma silmade läbi ja tegin nagu sellise oma versiooni nii nagu mina tajun. Et see nagu tuleb läbi, et mitte midagi nagu sellist ette antud ja kajastusteemat ei olnud. Et see oli nagu puhtalt ainult minu visiooni põhine, nagu minu nägemuse, minu erapooliku nägemuse teemal ja see tabas nagu märki. Et ma siis tänan veel kord sind, Jaan, siis selle eest, et ma olen nagu tunnistanud selleks portreteerimist väärt inimeseks, mida sa nagu tavaliselt eriti palju teha ei taha, et ma olen sellele tänulik. Aitäh, see on rõõm kuulda. Eriti hea on kuulda, et minu visioon läks kokku sellega, mis sulle sobib. Et see on nagu hea näide sellest, kuidas kunstiteos võib tabada märki nagu hästi täpselt. Nii, et ma ei ole selleks juhtnööre saanud, et ma olen teinud ise selle ja see jõuab niimoodi sihile. Et sellist juhtumit on veel, et mul tuli üks portree tellija tuli kohale ja siis ta hakkas lugema seal mingit 3 lehekülje pikkust soovide nimekirja põhimõtteliselt, et kuidas täpselt teha ja siis ma mõtlesin selle peale ja viskasin tellija välja ateljeest. Aga siis tellija mõtles asja ringi ja tuli akna kaudu tagasi ja siis arvas, et äkki oleks parem, kui mulle vabad käed anda asja teostamiseks ja siis ma tegin nagu oma äranägemist mööda selle tellimuse hoopis teistmoodi ja klient oli väga rahul. Aga võib ka juhtuda, et nagu inimene üldse vaatab seda portreed ja ütleb, et see on nagu täiesti võimalik, et minu visioon inimesest ei pruugi üldse kokku minna sellega, mida inimene iseendast arvab või iseendast mõtleb või kuidas ta iseennast tajub. Et kõik portreed, mis ma olen teinud, on tehtud ilma juhtnööre saamata ja on puhtalt minu nägemused. Ja see on täiesti võimalik, et minu nägemus ei pruugi sellega kokku minna, mis inimesel iseendast on.